Kell on 8 läbi ja Rakvere gümnaasiumis on alanud valimispäev. Siin on esimene võimalus gümnasistidel anda hääl oma lemmikkandidaadile. Võimalik on valida 51 erineva kandidaadi vahel. Kandidaadid on Rakvere gümnaasiumist, reaalgümnaasiumist, eragümnaasiumist ja täiskasvanute gümnaasiumist. Valimispäevaga seoses saavad minna Rakvere linna noored Riigikokku ning näha ka erinevate komisjonide tööd. Milline oli valimiskomisjoni roll antud projektis? Peamiselt oli võib-olla rolliks siis valimispäeval jagada laiali sedelid, võtta kõigilt valijatelt allkirjad ja kontrollida, et siis läheks enam-vähem reeglitepäraselt see. Kas te olete ka kuidagi lähemal poliitikaga seotud? Kahjuks ei ole. Ei ole. Ja olen küll. Kuulun Reformi noortesse. Ja miks te siis ei esitanud ka enda kandidatuuri? Jõuab ju. Kas te muidu olete huvitatud või arvate, et teie vanused noored on huvitatud, mis toimub Riigikogus ja erinevates komisjonides? Ma arvan, et on küll, kui juba siuke asi toimub, siis ju siis on. Kas te olete juba praegu kuidagi poliitikaga tihedamalt seotud? Jah, ma olen olnud 7 aastat Reformi noorte seas. Otseselt ei ole, aga tulevikus kindlasti. Ja kuidas te näete ennast tulevikus poliitikas seotuna? Kindlasti ma jätkan poliitikas ja plaan on ka kunagi saada, seada endal kõrged sihid, kas majandusminister või Eesti Panga direktor. Ei no kindlasti tuleb kunagi kandideerida, et mis seal ikka. Kas teil on ka mingeid eelistusi parteide seas? Hetkel ei ole täpselt. Käes on valimispäeva õhtu ja kandidaadid ning publik on kogunenud Kalevi halli, et teada saada hääletuse tulemused. Palju sina näiteks väga seda hääli said? Sa said 22 häält. Nii on päris hästi, aplausi häält. Nii hea, sina, kes sa võitsid, sa said mõne hääle ikka rohkem kui tema ja 31 häält. Mis emotsioon teid valdas, kui te teada saite? No ma olin meeldivalt üllatunud, ma ei uskunud, et minu poolt just nii palju hääli tuleb. Ma arvasin, et ikka Vladislav on see, kes võidab. Ma ei suutnud uskuda seda, et just mina sain nii palju hääli. Mis tunne seal ees seista oli? Kas oli ka närvis või siuke lootus või tahe ka, et võita? No oli siuke tunne, ma hüppan lakke kohe. Jalad natuke värisesid ja tahtsin hästi palju kallistada, siuke hea tunne tuli sisse kohe. Kas sa oled õnnelik, et nii paljud sõbrad sinu üle hääletasid? Jaa, et see on meeldiv, et minu sõbrad toetavad mind ja annavad oma hääle mulle. Soovin sulle edu ka edaspidiseks ja võib-olla ka päris valimistele. Aitäh! Kas te jäite muidu ise nagu üldse protsessiga rahule või oli ka midagi, mida teate, et järgmine kord parandada? Parandada ilmselt tulekski seda teavitustööd noorte hulgas, et julgustada neid ikkagi kandideerima. Kas jääb see häbenemise taha, teadmatuse taha, ma ei tea, aga et seda teavitustööd tuleks nagu rohkem teha. Igal ühel on võimalus midagi ära teha. Ja kuidas te üldiselt arvate, et Rakvere noorte seas, kas poliitika vastu on suur huvi või pigem väike? Nende valimiste järgi ütleks, et mitte siis väga suur, aga nagu ma ütlesin, see võib-olla on teadmatus ja natuke julgustama peaks neid. Ma usun, et huvi on, sest täna ka noored ju saavad aru, et see olukord meil ei ole siin kõige parem, aga hea on kodus istuda ja vinguda, et kõik on kehva, aga selleks tulebki välja tulla ja ise midagi ära teha, ise kandideerida, saada kuskile ja kõik sõltub sinust endast.